Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio, Tallinna stuudios, otsestuudios, väljas paistab päike, on Ainar Ruussaar, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi laulis ansambel Ruja. Inimene õpib kogu elu, teadagi mis juhtub, sureb aga ikka lollina. No võib-olla ei sure ka, sellepärast et inimesed on ju erinevad. Aga igal juhul on koolielu ja kooliteemad iga aasta kevadel, nagu ka sügisel muidugi, sellised, mis on väga paljude inimeste keelel ja meelel ja nüüd on Haridusministeerium üllatanud värske määruse eelnõu, mis plaanib siis olulisi muutusi koolielus. Põhikooli lõpetajad valmistavad eksamiteks ja gümnaasiumi lõpetajad valmistavad ka eksamiteks. Need asjad enam niimoodi ei puuduta, aga need, kes järgmisel aastal kooli hakkavad minema, neid küllap võivad puudutada ja selles määruse eelnõus täpsemalt, mitte määruses veel, mida hakatakse siis laialdasemalt arutama, on väga erinevaid ja väga mitmesuguseid ettepanekuid, kuidas koolielu võiks muuta ja need ei puuduta siis mitte ainult koolijütse, poisse ja tüdrukuid, vaid need puudutavad ka väga paljusid muid institutsioone, võib-olla asutusi, mis koolieluga seotud on ja millega kool ise seotud on. Jah, üks suuremaid probleeme ilmselt on mitte linnas, vaid mujal on see, et 3 kilomeetri kaugusel koolist ja kaugemale elava lapse transpordi eest peab sobimatu bussigraafiku korral hoolitsema omavalitsus. Ehk siis, kui tunnid algavad kell 9, siis omavalitsus peab kuidagi tagama, et see laps saab kooli kella 9. Probleem ei ole mitte selles, et laps saab kooli kella 9. Probleem on pigem selles, et ühistransport on pandud käima ikkagi ka selle järgi, kuidas see ja mis kella algab töö paljudes teistes ettevõtetes seal piirkonnas. Nii et ikkagi ma kardan, et väga paljud lapsed tulevad kooli kell 7:30 ja tore on, kui nad seal kooli ukses sisse saavad ja seal õppetükke kordavad, aga kahtlane on, kas kõik seda teevad. Et see kella 9 nihutamine võib-olla toimib suuremates linnades, aga kuidas see maakoolides ja maapiirkondades toimib, seda ma hästi ette ei kujuta. No on ju nii, et kool on nagu ühelt poolt see keskkond, kus noorest inimesest kasvab väärtuslik täisealine
ja et see kõik nii toimuks, on olemas nii-öelda koolisisesed igasugused reeglid ja töö koolikorraldus, aga teiselt poolt on ka kõige olulisem ikkagi see, kes seda õpet annab. Millised on õpetajate kvalifikatsioonid, kas nad neile vastavad ja viimaste uudiste järgi näiteks on Eestis nii-öelda kvalifikatsioonita õpetajaid 24% kõigist. Need on siis õpetajad, kellel ei ole magistrikraadi või õpetaja kutset. Täpselt ja ministeerium nüüd on algatanud nii-öelda nende väljapuksimise, ütlemata, et kes siis nende asemel peaks õpetama. Paljudel juhtudel on ju see omavalitsusele kuskil kaugemal Tallinnast ainus võimalus, et üldse tunnid toimuksid, et ta kutsub sinna siis mingi vanema kolleegi, kes on kunagi õpetaja on, kuid kellel puudub vastav nii-öelda kvalifikatsioon või mingid muud põhjused, aga minu meelest see haridusministeeriumi ettevõtmine nende koolikorralduslike regulatsioonide seadmises, mis on mõnes mõttes tunduvad ehk vajalikud, aga kui süveneda, siis täiesti ebavajalikud, peaks olema juba aastaid tegeleda sellega, et Eestis oleks piisavalt nii-öelda kvalifikatsiooniga õpetajaid ja üks on see, et neid küll õpetatakse, aga teiselt poolt on veel olulisem see, et saada aru, miks õpetajad, kes omandavad vastava kutse, ei hakka tööle oma erialal. Igal aastal lahkub Eesti koolidest ajutiselt või püsivalt keskmiselt 1500 õpetajat ja enamus neist on noored ja enamus neist on nii-öelda kvalifikatsiooniga. Et need on need suured probleemid, millega ma ootan. Haridusministeerium peaks kestvalt tegelema, aga ei tegele. No sa jõuad palgakõnelusteni, mis tegelikult jälle käivad, et õpetaja keskmine palk ju haridustöötajate liidu ettepanekul peaks olema 120% Eesti keskmisest, õpetaja alampalk siis. Nii et see sõltub ka õpetaja koormusest, mida ka tuleb mõõta kuidagi ja reguleerida. Ei, Ainar, on oluline see palk ja on oluline see nii-öelda karjäärisüsteem, et noor õpetaja ei saaks ikkagi nii palju palka kui see, kes on 10 aastat kogemustega ja hea õpetaja, kuid on ka üks teine teema. Õpilastel, eelkõige aga nende vanematel on üha suuremad õigused sekkumiseks, nõudmiste esitamiseks õpetajatele ja see õpetajate kahjuks. Ühelt poolt soovitakse, et kool kujundaks lastest korralikud inimesed, teiselt aga tasalülitavad laste ja nende vanemate praktiliselt piiramatud õigused sekkumiseks sageli kõik õpetajate püüdlused. Õpetaja on nagu kahe tule vahel. Ta on väga paljudel juhtudel alandatud, seda ma loen avalikust meediast, ajalehtedest, kuidas ja miks õpetajad lahkuvad, sest see nii-öelda psüühiline surve ei võimalda kõigil lihtsalt seal tervist kahjustamata töötada. No ma ei ole suga päris nõus, et lapse vanemate psüühiline surve õpetajatele on nii suur või seaduslikult nii suur, et õpetajad seetõttu lahkuvad, pigem on need põhjused muus, pigem on need põhjused ilmselt mitte ainult palgas, vaid mõnes koolis ka koormuses, mõnes koolis ka väikeses koormuses, mõnes koolis ülekoormuses, mõnes koolis selle taga, et õpetajate puuduse tõttu peab üks õpetaja andma ka ainet, mis ei ole tema päris aine ja nii edasi, siis on probleeme tegelikult väga palju. No see on huvitav, et korraga on nüüd see haridusteema kerkinud nii esile, ta kuidagi muutub tuliseks ja ta tuleb igast nurgast ja ma toon lihtsalt ühe näite, et ma saan aru, et kui haridusministeerium siis tahab mingeid nõudeid koolidele siis reguleerida, ümber teha, lõdvendada või mida iganes, siis on selge see, et kõik algab sellest, et tehakse määrus ja määruse eelnõu ja siis see määruse eelnõu siis avalikustatakse ühel hetkel, nii et see on nagu selles mõttes väga õige, aga nüüd kui ma vaatan neid viimase uudiseid veel, siis mis mulle pani ikka täiesti mul olid lambikesed põlema ja need ei olnud mitte sellised ohoo, vaat kui tore, vaid need olid sellised pilkuvad lambikesed, punased lambikesed, mis tegelikult ikkagi toimub. Ja see asi oli selline, et koalitsioonile, meil on teatavasti siis nii-öelda uus koalitsioon, kõik teavad, kus sotse ei ole, on Eesti 200 Reformierakond ja siis koalitsioonileping
ei ole mitte üheosaline, vaid on kaheosaline, võib-olla isegi kaheköiteline, millest keegi ei saa aru, mida see lõpuks tähendab, aga siis nendel esimese osa koalitsioonilepingu läbirääkimistel leppisid Reformierakond ja Eesti 200 kokku, et tulevikus saab põhikooli lõpetada ka siis, kui õpilane saab eksami tulemuseks 0 punkti, ent hinded tunnistusel on positiivsed ja see siis tähendab, et kaob vajadus teha järeleksameid. No ma ei tea, kui suur vajadus see põhikoolis need järeleksamid teha on, aga ma nüüd lihtsalt vaadates seda sündmust iseendast, et meil on selline olukord, kus Eesti seisab eksistentsiaalses olukorras, kus meil on väga vihane ja kuri naaber, kes hea meelega meid siin võib-olla, kui pääseks kergelt, siis pommitaks võib-olla või teeks mingisuguseid sigadusi ja siis on meil uus valitsus ja siis inimesed Reformierakonnast Eesti 200-st, kelle kätes on siis Eesti saatus nii-öelda, ütleme, peaaegu jutumärkides, aga võib-olla ka mitte, arutavad, et kas põhikooli lõpetamise puhul on siis oluline, et kas järeleksamid peaks tegema või peaks tegema ja siis jõuavad sellisele otsusele, et aga teeme siis nii, et saab põhikooli lõpetada nii, et eksami tulemuseks on 0 punkti. Aga siis on veel, sellele järgneb seesama, ent hinded tunnistusel on positiivsed. Ma nüüd küsiks, mida see positiivne hinne tähendab siis? No, kui hinne on väljendatud mingisuguse arvuga, siis ta on positiivne siis, nii kaua kuni tema ees ei ole miinust ja ta ei ole 0. Ehk kas siis nii kaua saab, siis sa ei saa teinud eksamitel said 0, aga hinded tunnistusel on kõik 0 või rohkem, ehk näiteks 1 või 2 ei ole negatiivsed. Mida see tegelikult tähendab? Et minu meelest tegeletakse siin nagu mingisuguse täieliku nagu segase asjaga ja siis pärast seda lüüakse endale paar korda kõmisevalt vastu rindu, öeldakse põmm, vot meie nüüd siin istusime, tegime koalitsioonilepingut, no vabandage, no tegelege mõistlike asjadega, see ei ole üldse mingisugune teema. Enne seda, kui ma proovin öelda, Priit, et miks see või mis on selle tähendus, mis on selle tulemus, et on võimalik põhikooli lõpetada eksami hindega 0, ütlen seda, et see tuleneb seadusest, kus on siis öeldud, et laps on koolikohustuslik kuni 17. eluaasta saamiseni ja 18. eluaasta saamiseni uuest õppeaastast. Nii, ja see laps peab õppima kuni 18. eluaastast. Ja see tähendabki seda, et ta sealt koolist just nagu ei saaks ennem ära, kui ta saab nii-öelda mingisuguse hinde ja kui ta ei ole võimeline õppima rohkem kui 0, siis ta peab kas ta siis jätkab 3 aastat ühte klassi või mingil muul viisil ja nüüd on tehtud nagu mööndus ja mina paneks selle mööndus ühte suuremasse konteksti ja see on minu meelest väga ohtlik ja see toimub meil juba aastaid. See tähendab seda, et õppeprotsessile seatakse nii-öelda jutumärkides nõudeid, mis õpetavad vähem pingutama. No näiteks ma toon kõige parema näite on selles suhtes see, et sa võid ühte eksamit sooritada juba ette on kirjutatud 2 või 3 korda. Vanasti seda ei olnud, kui sa nii-öelda kukkusid eksamiga või kontrolltööga läbi, siis see sõltus juba nii-öelda sinu suhtes selle õppejõuga või teine katse ikka anti. Mitte alati, aga nüüd on see nagu reegel, mis tähendab seda, et last nii-öelda valmistataksegi ette mitte pingutama, et ta teab, et kui ta seekord nii-öelda lihtsalt läbi ei saa, küll tal antakse teine võimalus, aga elus ei anta teist võimalust ja see loobki sellise mentaliteedi, väikese ambitsiooni, väikeste eesmärkidega ja see on minu meelest hariduses üks kõige halvemaid asju. Ma pakuksin ühe selgituse, et ma usun, et mingisuguse osas on sul kindlasti õigus, ja. Aga nüüd me ju igal aastal me ju näeme neid suuri koolide edetabelid, mille vastu vanasti meeletult võideldi ja küll olid koolid, küll õpetajad, küll õpilaste ühingud, kes selle vastu võitlesid, seda pole vaja, et see on ebaaus, aga tänaseks päevaks on see muutunud meil normaalsuseks. Täpselt samamoodi nagu on normaalsus, on siis see, et on ülemaailmsed kõrgkoolide, reitingute edetabelid ja isegi mitu. No nii, ühesõnaga Eestis on olemas siis koolide edetabelid, mis põhimõtteliselt näitavad seda, et kuidas need kooli lõpetatakse ja kui palju nende koolide lõpetajatest siis ka siis edasi ülikoolidesse pääseb. See on selline paremus edetabel ja kui me vaatame seda esimest 10 kooli, mis seal on, mis algab Gustav Adolfi gümnaasiumis, siis on kõik Inglise kolledž, kõik
kõik kuulsamad, tähtsamad koolid on seal koos, siis Tartu ja Pärnu omad ka, ja tõepoolest see 10 on siis selline absoluutne tipp Eestis. Ja siis tuleb sinna veel need mingisugune 100 ja üle 100 tuleb siis sinna juurde, kelle lõpetajad ei ole nii edukad ja kes ei pääse ka kõrgkoolidesse sisse. Ja tegelikult see tabel ütleb meile ühte asja. Eestis on olemas väike hulk väga kõrge õppekvaliteediga koole, kus pööratakse väga suurt tähelepanu õppimisele, õppekvaliteedile, teadmistele, ja on väga palju koole, kus seda ei tehta. Igal pool seda ei saagi teha, ma ei hakka mingisugust väljamõeldud nime siin tooma, sellepärast, et äkki selline koht on olemas ja ma kogemata kedagi solvaksin, aga ja küll ütleme, et mingisuguse Põhupalli gümnaasiumis kuskil tont teab, kus kohas ääremaal ühesõnaga ei pääse keegi kuskile pärast õppima. Et selles mõttes ma arvan, Ignar, on ühest küljest sul on õigus, jah, väga paljudes koolides, mis näevad, et nad ei ulatugi nii kõrgele, tehakse asja võib-olla lihtsamalt, võib-olla seal oli õpetajaid, kes väga häid õpetajad, võib-olla seal on läinud mingisugused asjad untsu või mis iganes, aga on olemas kindel hulk neid koole, kes näevad väga palju vaeva ja nendest koolidest suure tõenäosusega tulevad need inimesed, kes hakkavad homme ja ülehomme Eestit juhtima, kellest saavad valitsuse ministrid, kellest saavad ettevõtete juhid, kellest saavad innovaatorid, kellest saavad kirjanikud ja kõik need inimesed, kes hakkavad olulist osa mängima, sest need inimesed ilma põhjaliku ja väga hea hariduseta ei saa sündida. Selleks on seda vaja, aga selleks, et see diferentseerumine on olemas, see on paraku fakt. Priit, jah, paar märkust. Sa räägid eliitkoolidest ja eliitkoolid on terminid, mille üle sageli vaieldakse, aga ärme vaidle selle üle. Nad on olnud nõukogude ajal, nad on olnud kogu aeg ja nad on ka tänapäeval ja on ka tulevikus. Kui me räägime lõpueksamitest, siis nendes nii-öelda eliitkoolides, millele ka sina viitasid, ei ole mitte ainult põhikooli lõpueksamid või vahepealsed eksamid. Sinna on ka sisseastumiskatsed esimesse klassi. Ehk siis tegelikult see valik toimub juba kooli võttes ja see on iga kooli õigus, seda haridusministeerium ette ei kirjuta, iga kool võib seda teha. Nüüd teine märkus on see, et jah, muidugi nendes, mulle ka ei meeldi see termin, aga kasutame seda, sest nii see on, nendes eliitkoolides, mille lõpetajatest jah, võib-olla keskmisest rohkem pääseb edasi kõrgkool, see ei ole kindel suurus. Ma tean väga paljusid inimesi, kes ei ole lõpetanud nii-öelda seda eliitkooli, aga on elus väga hästi edasi jõudnud. Ja tegelikult sõltub see ikkagi ühelt poolt kooli motivatsioonist, aga teiselt poolt ikkagi ka noorest inimesest ja loomulikult sellest, milline on selle noore inimese kasvukeskkond ja tema enda motivatsioon, mis tuleneb ka perekonnast, sõpruskonnast ja nii edasi. See on hea, et te tõite jutuks need nii-öelda edetabelid koolide nii-öelda pingeread ja ma arvan, et gümnaasiumiastmes on nad üsna tõesed, nad kirjeldavad seda keskkonda, seda õppekvaliteeti, aga põhikooli tasemel ma arvan, see ei pruugi alati nii olla, sest põhikool on ju tegeleb väga noortega, alles kujunemisjärgus noortega ja see nii-öelda psüühiline keskkond, kus laps viibib, on väga oluline, kas ta on toetatud oma kooli poolt, kaasõpilaste poolt või mitte. Ma olen ka põhikoolis teatud aastat käinud ühes koolis, see oli uus Tamme 5. keskkool Tamme linnaosas ja meid oli hästi palju neid paralleele ja me lahustusime kõik ära, me olime anonüümsed, ma tundsin, et ma ei ole mitte keegi seal koolis, kui ma kooli astusin sinna ruumi hommikul, siis ma kaotasin oma identiteedi, see oli täiesti tajutav. Aga väiksed koolid, väiksed põhikoolid, kes võiksid olla selles pingereas lõpus, sest arvestatakse ainult neid nii-öelda eksamihinnete tulemust, mitte seda keskkonda, seda olustikku, kus laps kujuneb, mida pakuvad talle õppejõud. Et see annab tegelikult hoopis ühe teise mõõtme ja selles suhtes ma arvan, need pinged read või need tabelid, kus siis ka on kaasatud nii-öelda teie poolt mainitud eliitkoolide põhikooli taseme õpilased nagu iseenesest mõistetavalt, et need ei vasta tegelikkusele. Ma arvan, väga paljud pingereas olevad nii-öelda põhikooliastme koolid vääriksid olema selles pingereas palju eespool, sest asi ei ole ju ainult hinnetes, kuigi ka asi on milleski muus.
mida see kool pakub? No nii nagu Ülo Vooglaid on öelnud, et haridus on valmisolek. Haridus on valmisolek ennast arendada, edasi minna, midagi teha. See ei ole see, et sa oled õppinud numbreid, vaid sa oled õppinud tähti, sa oled valmis edasi minema. Haridus on valmisolek. Ja selles mõttes on see, ja see on selline nagu ilus ja väga kergesti mõistetav, ei taha öelda loosung, aga üleskutse, et anda lastele mitte haridust, vaid anda neile valmisolekut elus midagi teha. Ja see on see, mis algab tegelikult kogukonnast ja kogukond algab kodust. Ja siin, kui ma mõtlen sellele jutule, mis me siin rääkisime, me oleme ju rääkinud ka üsna palju siin varasemates saadetes sellest, kuidas käib käsi siis väikestel koolidel, väikestes kohtades, väikestes kogukondades, ma ei mäleta küll seda kohta täpselt, aga üks viimaseid teemasid, mis ka ajakirjanduses oli see, et kavatsetakse ära kaotada panna kinni väikekool. Ja need lapsevanemad, noored lapsevanemad olid linnast kolinud sinna just nimelt selle pärast, et nad lootsid, et selles väikeses kogukonnas, kus on hea kool, nende lapsed saavad hoolt, nad on looduse keskel, seal on tore kogukond ja kodu ja see on see, mis kasvatab häid inimesi. Ja nüüd korraga tuleb välja, et kooli soovitakse sulgeda või me mäletame seda pikka eepost seal Läänerannas, et kuidas siis vallavalitsus võitles pisikese kooli vastu ja enamus Eesti inimesi oli selle kooli poolt ja andsid raha ja õnneks erakoolina nüüd see töötab edasi. Ehk et seda me näeme nendest uudistest, et haridussüsteemi üritatakse, ma kujutan ette, ikkagi parandada väga erinevatest otstest lähtudes, et tõmmata kokku koolisüsteemi, see ei ole nüüd parandamine, aga tõmmata kokku koolisüsteemi üldiselt selleks, et siis alles jäävad koolidel oleks rohkem raha, et kuna nagu nii raha kuskilt juurde võtta ei ole, et siis väiksed koolid panna kokku või kaotada ära, siis tegeleda siis sellega, et millal algavad tunnid, et kui vanasti oli nii, et varem oli nii, et pidi algama kell 8, aga võis alata ka kell 9, nüüd on siis, saab olema nii, et peab algama kell 9, aga võib alata kell 8, ma tsiteerin siin kunagist haridusministrist Tõnis Lukast, kes sellise nagu sarkasmi pani Facebooki üles. Et ühe nurga alt ja teise nurga alt, aga see, mida ikkagi nagu ei näe, on sellist süsteemset nagu ülevaadet, et kuidas me oma haridussüsteemi tahaksime näha, et me ei peaks nagu iga teine nädal jälle mingisuguse sellise õnnetustundega ärkama, et näed jälle kuskil pannakse kinni jälle mingisugune muu asi või nii edasi. Ja siis, mis puudutab seda, et kuidas need õpetajad, kas õpetajad saavad aru oma õpilastest või ei saa õpilastest aru ja milline haridus neil peaks olema, et ma soovitan kõigil vaadata praegu Netflixist ühte filmi, mis on maailmas ja Euroopas väga suurt tähelepanu äratanud, selle nimi on Adolescence, see on seriaal ja see räägib Briti põhikoolist. Ja see räägib sellest, mis toimub siis nagu põhikoolis, ega see nüüd nii kohutavalt palju erinev ei ole sellest, mis toimub Eestis, kogu see laste omavaheline suhtedünaamika ja mis kõige olulisem selle asja juures, võib-olla kõige traagilisem on see, et laste sotsiaalmeediale põhinev suhtluskultuur on muutunud nii peeneks ja välismaailmale varjatuks, et isegi politsei ja õpetajad, kes siis jälgivad seda, mida lapsed tegelikult oma sõnumitest üksteisele ütlevad ja kuidas nad teineteisesse suhtuvad, võib jääda neile täiesti läbitungimateks saladuseks, et nad ei saagi aru, mida nad arvavad, et kui pannakse süda, et siis see tähendab, et oi, kui tore, armastan, aga tegelikult on küsimus selles, mis värvi see süda on ja see mingit värvi süda võib tähendada hoopis, et ma vihkan. Teema sissejuhatuseks sai mainitud, et me räägime ka nendest uutest regulatsioonidest, mida haridusministeerium tahab koolidele seada ja nüüd lõpetuseks võikski siis mõned neist ette lugeda, et koolimaa peab olema puhas, hoovis ei tohi ladustada prügi ning muru ja hein peavad olema mõistliku kõrgusega. Või et kooli päevakavas peab olema õpilastele edaspidi ette nähtud võimalus liikuda õues vähemalt 20 minutit järjest. Uksed ei tohi sulguda nii, et näpud vahele jääksid, normaalne. Või siis samuti peab õpilasel olema võimalik liikuda tunni ajal või teha sirutuspause. Ma kujutan ette seda, kui igas klassis tekib alati üks selline valjuhäälne kõneisik õpilaste seast, kes hakkab siis demonstreerima seda, kuidas siis tunni ajal võiks võimalikult palju vabalt liikuda või teha sirutuspause. Milleks selliseid regulatsioone seada või siis,
et seinad peavad olema mitte läikivad ja vastupidavad ja kooliaknad ei tohi avada. Aga midagi positiivset ka, siiski on üks otsus, mis tegelikult natuke piirab seda tasuta igavesti õppimist, ehk siis eestikeelsel õppel, kui sa õpid kõrgkoolis või kutsekoolis, siis oled lõpetanud eestikeelselt ühe eriala, siis sa kohe ei saa järgmist eriala õppima tasuta minna, et see on minu meelest täiesti tark otsus. Ja siinkohal väike paus.